Maailm sai koroonast hingetõmbepausi. Mis saab aga sügisel? Kas ees ootab uus viiruselaine ja jätkub massvaktsineerimine? Viirus ei ole maailmast kuhugi kadunud ja riik valmistub võimaliku puhangu tekkeks 3 stsenaariumiga. Vähe on räägitud vaktsineerimisega kaasnevatest terviseriskidest. Ma olen tundnud, et ma võin kaotada liikumisvõime. No mis siis saab? Mis siis üldse saab? Kõik need probleemid algasid peale vaktsiini tegemist. Ma kardan oma südame pärast, ma ei julge pingutada. Mul tekkisid randmetesse valud, mul tekkis nägemisteravuse langus ja topeltnägemine. Saate teises osas paljastub murettekitav viga tervisesüsteemis. Kindlasti kõikide ravimite puhul kõrvaltoimed on alaraporteeritud. Kas kannatanuid võib olla teadaolevast rohkem? On olnud tõesti ka selline vestlus meedikuga, kus inimene ütleb, et need võib olla märkimisväärselt rohkem. Arvestatav osa inimesi ei tundnud ennast haiguse poolt ohustatuna ja ei soovinud vaktsineerida. Vaktsineerimata jätmine võis aga tähendada töö kaotust ja põlu alla sattumist. Osad inimesed vaktsineerisid vaid hirmust kaotada töökoht ja liikumisvabadus. Ja miks ma seda tegin, sest tööandja sundis ja mind pandi valiku ette, kas valid vaktsineerimise või lihtsalt pead tööd lahkuma. Loomulikult, kui ma oleks saanud reisida ilma vaktsiinita, ma poleks vaktsiini teinud, sest ma ei tundnud vajadust, et mul oleks vaktsiini vaja. Selle vaktsiini ma tegin sellepärast, et saaks liikuma, sest igal pool hakati seda koroonapassi nõudma ja kuna mul on väike laps ka, siis nagu temaga ilmselgelt on vaja mingi hetk hakata lasteaeda harjutama ja mingid huviringid ja asjad. Aga kui nagu mind ei lasta sealt uksest sisse, siis jääb ju temal käimata selle pärast. Kui ei oleks olnud sellist poliitilistel otsustel põhinevat ühiskondlikku survet, siis ma ilmselt ei oleks läinud vaktsineerima. Sest ma ei tundnud hirmu haiguses ja ma olin üsna kindel, et minu tervis saab selle haigusega hakkama. Ja kuna minul neid kaasuvaid haigusega kaasnevaid riske ei olnud, siis tõenäosuslikult oli põhjust oletada, et haigus ei möödu väga raskelt. Miks me kõik vaktsineerisime? Esiteks ma tahtsin tööle minna, et selleks oli oluline, sest mul oli töö üle piiri minekuga seotud ja et reisida, siis oli vaja vaktsiin teha. Ja teiseks selleks, et anda oma panus ühiskonda, nii nagu me kõik vaktsineerisime, et meil kõigil oleks kergem. Siis ma tööle kunagi ei jõudnud, sest mul oli niivõrd halb olla ja ma ei ole siiamaani tööle saanud, sest et see enesetunne ei võimalda mul ikkagi, ei ole sellist võhmega vastupidavust, et tööl käia. Merle vaktsiinijärgsed tervisekahjustused on kestnud nüüdseks juba üle aasta ja abi pole ta tänaseni saanud. Et kõik need probleemid algasid peale vaktsiini tegemist. Et ma ju tunnen oma keha, ma kogen seda kontrasti oma tervises, mis oli enne ja mis on pärast. Pärast vaktsiini lisandus Merle varasemale liigesehaigusele terve rida tõsiseid terviseprobleeme. Kaebused siis on järgmised. Vilin kõrvades, südame pekslemine, kõrge vererõhu kõikumine. Päeval on liiga madal, öösel on liiga kõrge. Vereringe häired, surevad ära sõrmed öösiti, surevad ära jalad öösiti. Vappekülm, siis öine higistamine, vaheldumisi. Ebamugavustunne kogu kehas, siis nagu selline vibratsioon, rindkeres, jalgades, selline nagu vibreeriv, pidev ebamugavus. Kõige piinarikkam aeg on Merle jaoks just öösiti. Siis mul hakkavad külmavärinad, vappekülm, siis tekivad lihastõmblused, siis tõuseb vererõhk, siis ma hakkan higistama teinekord, siis mul surevad jalad ära, surevad käed ära. Et siis terve selle une aja ma nagu maadlen enda halva enesetundega, peaaegu siis hommikuni välja. Vaktsiinijärgselt ei jätku Merlel võhma isegi aiatööde tegemiseks. Praegu on täiesti miinimumprogramm füüsiliselt, et selles mõttes ikkagi
füüsiline nagu võimekus on vähenenud. Ja ma lihtsalt ei julge, sest ma kardan oma südame pärast. Ma ei julge pingutada ja ma ei julge ka üksi enam kusagil väga metsas käia ja niimoodi, sest et ma ei tea kunagi, kuna mu süda võib jupsima hakata. Vaktsiinidega on suudetud ära hoida miljoneid koroonasurmasid. Suuremal enamusel ei juhtunud vaktsineerimisel mitte midagi märkimisväärset. Vaktsiinid ei ole ideaalsed, aga nad on parimad tegelikult, mis tänapäeva nagu teaduses on võimalik toota parima selliste kasu ja riski suhtega. Kuid jutt vaktsiini kasuteguritest ei lohuta neid, kellel avaldus pärast vaktsiini raske tervisekahjustus. Võimalikust vaktsiini tervisekahjustusest julgevad kaamera ees rääkida vaid üksikud. Vaktsiinikahjustustega inimene on sunnitud oma üleelamistest vaikima. Oma loo jagamisel riskitakse nii mainekahju kui ka töökoha kaotusega. Just sel põhjusel on järgneva loo kannatanu identiteet varjatud. Kannatanu on 30-ndates 2 lapse ema. Pärast vaktsiini vallandus tõsine närvikahjustus, mis põhjustab juba terve aasta piinarikkaid valusid. Pean arvestama, et kõik mu päevad mööduvad valudes. Lastega püüan iga päev käia õues, nii palju jalutada, kui ma suudan. Lihtsalt pärast ma tõmban diivani peale kerasse ja lihtsalt hambad ristis püüan vastu pidada. Kõige raskemad hetked on võib-olla need, et mul kuklas kogu aeg tiksub teadmine, et arstid ka ei oska öelda, kaua see kestab. Ja see võib jääda mulle kogu eluks, sest ma tunnen, et see on mul nii sügavalt igal pool sees. Kõik mu kehapunktid on sellest haaratud, et kuhu ta siis läheb, kuhu ta läheb homme, kuhu ta läheb 6 või 2 pärast. Neid päevi on selle aasta jooksul olnud väga mitmeid, kus ma olen tundnud, et ma võin kaotada liikumisvõime. No mis siis saab? Mis siis üldse saab? Ja ma ei suuda, mis ma siis oma lähedastega, mis ma oma lastega teen? Enne vaktsiini ei olnud kannatanul mitte ühtegi tervisekaebust. Nüüd on tervis rikutud. Vaktsiinijärgsed tervisekahjustused avaldusid järk-järgult. Pärast vaktsiini algasid tugevad migreenitüüpi peavalud, südamepekslemine ja hingamisraskused. Tekkis piinarikas silmade valgustundlikkus. Aeglaselt, aga väga püsivalt arenesid välja käte ja jalgade nõrkus, lihaskangus ja pidevad närvivalud igapäevaselt üle kogu keha. Pärast vaktsiini on elu muutunud olelusvõitluseks. Igapäevaste töökohustuste täitmine käib hambad ristis ja töö tegemisele kulub kogu elujõud. Ma pingutan selles oravarattas praegu. Ma ei tule toime sellega, et ma saaks päeva pealt tulla töölt ära, sest see kuupalk on väga oluline selleks, et ma saaks tulla oma perega toime. Tööl mu lähedasemad inimesed 2-3 tükki teavad, mis minuga on juhtunud ja kuna ma olin ka kokku 5 kuud haiguslehel, siis ilmselgelt seda oli märgata. Aga praegu väga paljud ei tea ja ma püüan seda varjata. Ma püüan teha oma töö ära. Õnneks praegu saab teha palju kodukontorist, aga kaua ma suudan, see töö on ikkagi väga pingeline, siis kõik valud intensiivistuvad kohe. Sest on väga raske taluda. Miks keelduvad osad arstid tervisekahjustust seostamast vaktsiiniga? Ainuüksi vaktsiini mainimine võib kaasa tuua tõrjuva hoiaku. Õnneks oli arste, kes olid toetavamad ja arusaajamad, aga olid neid, kes kohe lajatasid, et me isegi ei räägi sellest. Et sellest pole mõtet rääkida, et see võiks olla seotud vaktsiiniga. Et kuidas siis ometi? Vaktsiinijärgsete terviseprobleemide käes vaevleva Merle sõnul mõjub arstide eitav suhtumine kurnavalt. Ma olen olnud nagu deprimeerunud ja frustreerunud sellest olukorrast küll. Kohe öeldakse väga kiiresti, väga konkreetne. Ei, kindlasti mitte. Ei ole see vaktsiinist nagu sõltuv see minu haigus või minu probleem. Ilmselgelt arstid peavad vaktsineerimiskahjustustesse tõsisemalt suhtuma ja ei saa seda välistada nagu kohe ära, et selline otsene ei ütlemine on ka patsiendile väga selline emotsionaalselt laastav.
Kui Merle mainis kiirabitöötajatele vaktsiini, sai ta pilke aluseks. Ja kui ma nimetasin vaktsiini, siis põhimõtteliselt nad naersid mu välja, et ei kindlasti mitte ja sellest ei saa midagi olla ja kellelgi pole olnud ja see ei ole võimalik ja nii ta jäigi. Perearst peaaegu juba ikkagi oli nõus sellega, et see võib olla vaktsiinist. Pärast vaktsiini tekkis Riinal raske närvikahjustus. Kuna minu seisund nüüd juba praegu kestab 8. kuud ja ma olen selle aja jooksul kohtunud väga paljude arstidega. Mina siiski tajusin seda suhtumist kui sellist tõrjuvat. Et mulle tundus, et arst ei ole huvitatud sellest, et minu seisund võiks olla kuidagi seotud vaktsiiniga. Kas arstil on pädevust võimalik vaktsiinikahjustus välistada ilma uuringuid tegemata? Probleem on see, et see arutelu tekib liiga vara meil praegu. Tekib selle samal patsiendi ja meediku või arsti kohtumisel, kus kohas puudub tegelikult adekvaatne info otsustamiseks. Tekib ususõda. Arst ütleb, et ei, ma ei usu ikka, et see sellega on seotud ja patsient, olles ise oma kehaga aastakümneid koos elanud, usub, et see on seotud sellega. Nad on tahtmatult kahjustanud tegelikult patsienti sellepärast, et ta ei ole usaldanud patsiendi sisetunnet ja ta on tekitanud täiendava frustratsiooni kogemuse. Heiko kukkus pärast vaktsiini haiglasse. Esimese asjana teatati, et kahjustus ei saa olla vaktsiinist. Tavahaiglas ma sain esimese paberi, mis ma sain, oli, mis nagu ütles mulle kohe, et mul ei ole mitte ühtegi vaktsiinikahjustust. Prooviti nagu see asi siis ühesõnaga kiiresti kohe lukku panna ja öeldi, et mine puhka ja kirjutati 3 kuuks igasuguseid ravimeid välja. Ma ei olnud kunagi oma elus oma perearsti näinud ja aga ma sain aru peale 3 kohtumist, et see perearst teda ei huvita. Kuidas sul läheb, kas sa sured või ei sure või elad või ei ela. Ja samal ajal kuskilt abi ei saa ega ei leia, et jõuda paberini, mis ütleks, et mul on vaktsiinikahjustus, võttis päris pikka aega. Perearsti eelarvamustest sõltub inimese kogu edasine ravikäik. Aga palju olulisem on see, et mida teeb, kuhu suunab see perearst selle inimese edasi. Kas ta suunab selle inimese üldse eriarstile edasi ja millise sõnumiga ta suunab selle inimese eriarstile edasi. Ehk siit ei piisa ka ainult ühest kardioloogist või ühest neuroloogist või ühest immunoloogist, vaid tegelikult on vaja sellist interdistsiplinaarset lähenemist, sest see on nii keeruline. Ehk siis tal ei ole endal seda kompetentsi, tema on ikkagi esmatasandi arst. Riina Küti loodud toetusgrupi 10 kannatanutel on kõigil sama probleem. Arstid jätavad tegemata vajalikud uuringud, mis võiks tõestada võimalikku vaktsiinikahjustust. Immuunsüsteemi manipuleerimine toimus, eks ju. Järelikult on immuunsüsteem ka kuidagi olukorda kaasatud ja see on fakt. Seda pole mõtet seal hakata arutama, et usume või ei usu, eks ole. Võtame siis need proovid nendest immuunnäitajatest ja vaatame, mis seal toimub. Aga meie kogemus praegu näiteks oma MTÜs, kus me panime võrdlusesse neid võetud analüüsid, tuleb välja, et enamikul meist, hoolimata sellest, et enamik meist on juba varsti aasta aega käinud 10 erinevate eriarstide juures, ei ole peaaegu kelleltki võetud põletikulist protsessi näitavaid analüüse. Merle on juba terve aasta otsinud arstidelt abi, kuid kõik venib. Nüüd ma olen käinud aasta otsa mööda arste. Igale ühele on 2 kuud järjekord ja see 2 kuud lihtsalt ootad ja sul ei lähe ju paremaks. Et tegelikult see peaks käima intensiivsemalt, see diagnooside panemine ja proovide võtmine, et saaks oma eluga edasi minna ja et oleks nagu mingisugune selline progress selles asjas, et sa ei tunneks, et sa nüüd kui ootad. Probleemidele jälile jõudmine on aeganõudev ja tihti tulutu. Ma olin kokku haiglas poole aasta jooksul 4 korda. Uuringutel ja ravidel tehti 10 ja 10 vereproove, kompuuteruuringuid peast, kaelast, seljast, MRT-sid. Elektrineuromeograafia paraku näitaski augustikuuks närvikahjustusi kätes ja jalgades.
mul ei ole muid haiguseid ega seisundeid. See oli mu oma keha autoimmuunreaktsioon sellele vaktsiinile, et neuroloog tunnistas lõpuks, et see oli põhjustatud tõenäoliselt sellest koroonavaktsiinist, mida ma sain märtsikuus. Vaktsiinide põhjustatud kõrvalnähtusid on äärmiselt raske tuvastada. Selleks puuduvad konkreetsed juhised ja uuringud. Arstide jaoks on olukord uus. Koroonavaktsiini tagajärjel tekkinud autoimmuunhaigusega kaasnevad seletamatud ja mitmetahulised terviseprobleemid. Vaktsiinikahjustused võivadki olla väga erinevatest, et nad võivad tekkida erinevatel inimestel erinevates organites, aga kuna nad võivad tekkida veresoontes ja meil on ju verega varustatud kõik meie organid, siis nad võivad ka erinevaid organeid kahjustada. Diagnoosi saamiseks tuleb käia pikalt uuringutel ja ka pärast diagnoosi ei pruugi leida toimivat ravi. Olen proovinud väga palju erinevaid ravisid. Kõik need, mis mulle haiglas on tehtud, alates ka väga keerukatest intravenoosse immunoglobuliini ravist, mis pidi võtma immuunreaktsiooni maha, et mu oma keha immuunreaktsioon sellele vaktsiinile ei ründaks mind sellisel kujul. Seda proovisin väga suures koguses. Aga olen proovinud ka alternatiivravi, näiteks 20 seanssi nõelravi. Need olid väga valulik, oli seda nõelravi läbida. Olen proovinud massaaži, ravimuda, füsioteraapiat. Immunoloogiadoktoril Sirje Rüütel-Bodinool avaldusid pärast vaktsiini mitmed terviseprobleemid. Peale teist vaktsiinisüsti tekkisid mul kliinilised nähud, täiesti kummalised, mida ma varem ei ole kogenud, et mul tekkisid randmetesse valud, mul tekkis nägemisteravuse langus ja topeltnägemine ja olid ka tasakaaluhäired, aga tasakaaluhäired olid lühiajalised ja neid oli vast 3 või 4 korda ainult selle aja jooksul, mida ma ise pidasin vaktsiinikahjustuse perioodiks. Ta teavitas terviseprobleemidest vaktsiinisüsti teinud meedikut, kuid meedik ei pidanud vajalikuks teatada Ravimiametit Sirje vaktsiinijärgsetest tervisekahjustustest. Kui me kõik anname teada vaktsiinikahjustused, siis tulevikus me saame ju veelgi parema vaktsiini. Me tahaksime ju, et neid kõrvalnähtusi oleks võimalikult vähe ja et nad oleksid teada, nad oleksid tuvastatavad ja registreeritud. Kas arstide tõrjuv hoiak võib soodustada vaktsiinikahjustuste alaraporteerimist? Kui tegemist on selliste vaktsiinidega, mille puhul tootja ise ütleb, et ei ole veel piisavalt infot kõrvaltoimete kohta ja et näiteks autoimmuunhäired kuuluvad erihuvi alla raporteerimisel. Enne vaktsineerimiskampaania algust saatis Ravimiameti peadirektor välja range juhendi, kus rõhutatakse, et tegemist on uue vaktsiiniga, millele on antud kiirendatud korras müügiluba. COVID-19 vaktsiine hakatakse kasutama lühikese aja jooksul väga suurel hulgal inimestel. COVID-19 vaktsiinide kohta on vähem andmeid, eelkõige andmeid pikaajalise ohutuse ja efektiivsuse kohta. Seetõttu on meedikutel kohustus teatada kõikidest COVID-19 vaktsiini kõrvaltoimetest, mille puhul peetakse seost võimalikuks. Erilise tähelepanu all peavad olema immunoloogilised ja neuroloogilised reaktsioonid. Ühelt poolt siis Ravimiameti peadirektori väga selge sõnaline kohustus antud ja põhjendatud, et kuna vaktsiinid on tulnud meie kasutusse suhteliselt kiire ajaga ja on vaja teada, kas ja kuidas ja missugused kõrvaltoimed tulevad, siis on antud kohustus meditsiinitöötajatele nendest võimalikest kõrvaltoimetest teatada, aga see eeldab, et siis ju meditsiinipersonal ka jälgib ja ka tõesti teavitab. See on ju teadusuuring. Tegelikult on kõik meie meedikud osalenud praegu teadusuuringus ja nende kohustus on olnud andmeid koguda selle teadusuuringu läbiviimiseks. Nad ei ole olnud tõenduspõhised, mida nad peaksid olema. Ravimiameti peadirektori kirjas rõhutatakse, et senine kogemus kõrvaltoimetest teatamisega näitab,
et vabatahtlikult ei teatata kõrvaltoimetest piisavalt. Ka molekulaarbioloog Martin Kadai tõdeb, et ravimite kõrvaltoimed on kõikjal maailmas alaraporteeritud. Et kindlasti kõikide ravimite puhul kõrvaltoimed on alaraporteeritud. Eestis on selles osas paremaks läinud. Kas vaktsiinikahjustusi võib olla teadaolevast rohkem? On olnud tõesti ka selline vestlus meedikuga, kus inimene ütleb, et need kahjukannatajad meil siiski ei olegi nii vähe. Et me saaksime rääkida sellisest 0,00%, vaid et need võib olla märkimisväärselt rohkem. Kuna tegemist on tegevarstiga, siis arvatavasti ta tugineb oma kogemusele, oma vaatlustele. Inimesed olid kiirelt toodetud koroonavaktsiini osas umbusaldavad ja äraootavad. Usalduse võitmiseks käivitati ülemaailmne tootekampaania, mille taolist pole veel nähtud. Vaktsiinikampaania meenutas justkui lõbusat mullijoogi reklaami. Vaktsineerima meelitamiseks löödi tantsu. Positiivse vaktsiinikuvandi loomisel kõlasid kaasahaaravad laulud. We'll speed up vaccinations for the young and the old. When it's your turn to jab, be brave, just go. Let's move safely into the new normal, because no virus will keep us apart. Pane aeg kirja ja pane õli alla. Vaktsineerima kutsusid arstid, poliitikud, tuntud inimesed. They could save your life. So we urge you to get vaccinated when it's available to you. Reklaamides ei mainitud sõnagi võimalikest rasketest kõrvaltoimetest. Free fries when you get vaccinated? I got vaccinated. Kõigest 2-kuuse ohutusuuringu järgselt kuulutati vaktsiinid justkui ohutuks ja tahaplaanile jäi fakt, et põhjalikumad ohutusuuringud on tegemata. My name is Elton John. The vaccines have all been through and met the necessary safety and quality standards. Vaktsiini ohutusuuringud kestavad 2023. aastani. Lisaks sellele kaotati kliinilistes uuringutes placebo-grupid. Ka placebo-grupp sai peagi vaktsiini ja seega kadus võimalus võrrelda vaktsiini saanute haigus- ja surmajuhtumeid mitte vaktsineeritud kontrollgrupiga. The randomized clinical trials, the phase 3 trials were abrogated with the vaccination of the control groups. We didn't have a chance to assess long-term effects on overall health. Juba ainuüksi see fakt peaks tekitama meedikutes ja teadlastes suuremat valvsust. Vaktsiini ohutuse hindamine jäi seega peaasjalikult erinevate riikide meedikute ja ravimiametite õlgadele. Mainekad tippteadlased on löömas häirekella. Kas algselt pea täiesti ohututeks kuulutatud koroonavaktsiinid on siiski märksa suurema terviseriskiga? I think there are danger signals in relation to cardiovascular deaths. What we see is that there is an overweight of cardiovascular death in the Pfizer group. There were 16 deaths that were ascribed to cardiovascular causes in the Pfizer and Moderna group versus 11 in the placebo group. This is far away from being statistically significant, but it's a potential danger signal in my point of view. Vaktsiini kõrvaltoimed on suhteliselt leebed, süste koha valulikkus vahel esineb veel, palavik või väsimus, kuid see on ohutu, see võit meie ühiskonnale on tohutu. Enamasti räägiti vaid süstlakoha paistetusest, kergest peavalust ja palavikust. Ma tõesti märkasin seda, et kõrvaltoimete info sisuliselt mitte lausat ei puudunud, vaid et kõrvaltoimeid pigem minu taju kohaselt pigem eitati. Kõrvaltoimed on väga haruldased ja võib-olla süstekoha paistatus ja anafülaktiline šokk. Et selles mõttes nagu me ei pea neid kõrvaltoimed kartma, vaktsiinid on turvalised, nad on ohutud. Mind ei hoiatatud enda kõrvaltoimete eest eraldi. Ei olnud üldse juttu.
mingitest kõrvaltoimetest, välja arvatud see, et süstikoht võib valusaks jääda, võib tekkida kerge palavik, et need on mööduvad nähud. Perearst Karmen Joller kõrvutas koroonavaktsiini ohutusprofiili tavalise peavalutabletiga. Kui me vaatame kõrvaltoimete loetelu ja võrdleme seda näiteks ibuprofeeni kõrvaltoimete loeteluga ja ibuprofeeni igaüks ostab ja sööb rahulikult, kui tal pea valutab, siis neid ei saa võrrelda, et ohtlikkuselt ja sageduselt on kõrvaltoimed väga erinevad. Sest tähendab, ibuprofeen on ohtlikum? Absoluutselt. Kindlasti ohtlikum kui ükskõik milline vaktsiin ja ibuprofeeni kasutamisel on oluliselt rohkem kõrvaltoimeid või neid vastunäidustusi, kui on näiteks vaktsiini kasutamisele. Kas intensiivse vaktsiinikampaania käigus ununes meedikutel, et tegemist on katsetusjärgus vaktsiiniga, mille ohutusuuringute läbiviimise põhiroll ja vastutus on just neil endil? Ma tahan loota, et ükski tervishoiutöötaja ei võtnud sellisest positiivsest kampaaniast kinni ja nüüd ei eeldanud, et ühtegi kõrvaltoimet ei ole nendel vaktsiinidel, et veel kord ravim, millel on toime, sellel on ka kõrvaltoime. Ühtepidi mõistan seda, et kampaaniates ei taheta rõhutada seda osa, mis puudutab siis ravimi kasutamisega kaasnevaid võimalikke riske, et ikkagi rõhutakse sellele kasule, mis siis ravimist eeldatavasti saadakse. Kullakesed, viimast ometi jõudsid! Aita hoida elu avatuna. Vaktsineeri koroona vastu kohe. Pane õlga alla. Vaata vaktsineeri. Miks ei olnud vaktsiinireklaami lõpus ravimile omast hoiatusteksti? Tähelepanu! Vaktsiinile on antud tingimuslik müügiluba. Kõrvaltoimete tekkimisel. Ja et otsest nõuet, mis väga hästi raamistaks ära, milline peab olema üks vaktsineerimise kampaania, millistele tingimustele see peab vastama, et need nõuded seaduses väga selgelt paika pandud ei ole. Vaktsineerimiskampaaniad peaksid olema korraldatud ja raamistatud samade põhimõtetega, nagu on ette nähtud ravimireklaamile. Ravimiseadus ütleb, et ravimireklaami puhul ei tohi ravimile omistada omadusi, mida ei ole teada. Me ei saa öelda tõsimeeli, et ravim on absoluutselt ohutu, et vaktsineerimine on absoluutselt ohutu. Sellist ideaalmaailma paraku ei ole olemas. Kuna arvestatav osa ühiskonnast ei soovinud vaktsineerida, siis tehti vaktsineerimine möödapääsmatuks. Esimest korda inimajaloos sai ühest ravimist vabaduse priipääse. Vaktsiin päästab päeva, varsti saab taas teripele reisida. Võtame selles kampaanias, mis mulle võib-olla jäi kriipima ja tundus sellise ebamugavana, oligi see, et oluline ei ole see, et mis terviseriski sa maandad, aga oluline on see, et kui sa vaktsineerid ära, siis sa saad soojale maale minna. Nagu see tagaks mulle soojamaa pileti. So where are you headed? Singapore for a wedding. Taking the kids. Vaktsineerimise näidustus ja soovitus peab olema ikkagi tervise argumentide põhine. Ehk sa hoiad ära midagi. Mingi olulise terviseriski hoiad ära ja kampaanias tuleb sellele keskenduda. Aita hoida elu avatuna. Vaktsineeri koroona vastu kohe. Pane õlga all. See, kuidas vaktsineerimiskampaania väljendus, isiklikult ma ei saa sellega kõigega nõus olla. Siin mindi kuidagi sellisest headest raamidest minu hinnangul vähemalt välja. Enamikes lääneriikides tehti vaktsineerimine kas otseselt või kaudselt sunduslikuks. See, et meil on vabadus, võimalus otsustada, kas me vaktsineerime mitte, ei tähenda seda, et meil on võimalus ja vabadus sellest loobuda. Karja immuunsuse eesmärgiga võeti plaaniks vaktsineerida kogu inimkond. Vaktsiini said ühtmoodi nii noored kui vanad. Kokku on vaktsineeritud 4,6 miljardit inimest. Suuremal enamusel ei tekkinud püsivaid kõrvaltoimeid. Kas nii mastaapse vaktsiinikampaania elluviimisel arvestati reaalse riskiga, et kui vaktsiin pole piisavalt ohutu, siis võib see kaasa tuua miljoneid raskeid tervisekahjustusi? Lätis ei tohtinud vaktsineerimata inimesed käia tööl.
Kanadas ei pääsenud vaktsiinisüstita rongi, lennukisse ja laeva. Austraalias ei lubatud kaitsesüstita inimesi riigist välja. Austrias üritati läbi suruda kohustuslikku vaktsineerimist. Euroopa Liidu president soovis kogu Euroopas kohustuslikku vaktsineerimist. 1/3 of the European population is not vaccinated. These are 150 million people. This is a lot. Appropriate to lead this discussion now. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. Ka Eesti Teadusnõukoja juht Toivo Maimets leidis, et vaid kohustuslik kaitsesüst viib sihile. Mina pooldan vabatahtlikku vaktsineerimist, mis on ka Eesti õiguskorra kohaselt kehtiv Eesti riigis. Vaktsineerimisel kaalusid inimesed võimalikke riske ja kasusid. Tundus, et vaktsineerimisel saadav kasu on mäekõrgune. Paljud vaktsineerisid, et tekiks karjaimmuunsus ja viirus kaoks. Ja me teame, et karjaimmuunsus tekib siis, kui elanikkonnas on 75% vaktsineerituid inimesi. Euroopas saavutati kõrge vaktsineerituse tase, kuid viirus levis ikka takistamatult edasi. Nakatuti massiliselt ka pärast vaktsineerimist, mis kasu oli vaktsiinist inimestele, kes ei kuulunud COVID-i riskigruppi, kuhu jäi lubatud karjaimmuunsus ja vaktsiini nakatumisvastane kaitse. Inimesi süstitakse sisse, kellel tekib kahjustus, kellel veab, et mitte midagi ei juhtu. Ja nagu minu meelest on selline asi nagu täiesti lubamatu, mis praegu toimub. Need vaktsiinid ei kujunda siis steriilset immuunsust, see tähendab inimene ikkagi võib ka hiljem nakatuda. Valdav kontsept tollel hetkel oli, et me elimineerime selle haigustekitaja ära, mis jäi isiklikult mulle arusaamatuks, sest tegelikult juba 2020 ütleme seal kevade keskel oli ilmselged signaalid ja ilmselge, et see viirushaigus ei kao ära ja see jääb pikemalt ringlusesse. Et tekkis selline üleüldine kollektiivne põhjendamatu entusiasm, et selle haiguse puhul on üleüldse võimalik klassikalises mõttes karjaimmuunsus kujundada ja seda veel läbi vaktsineerimise. Põhjendamatult ka positiivseks minnes lihtsalt hiljem võime valmistada pettumuse ühiskonnale. Mida teil on öelda lootuseks nendele inimestele, kes on vaktsiinidest pettunud, nagu mina olen, sest ma lootsin, et kui ma ennast süstin, siis ma saan oma elu tagasi normaalse elu, aga seda ei ole juhtunud, et hakkab pihta suur oht, et ma jään haigeks, on endiselt olemas. Ma ütlen kahte asja. Esiteks ma ütlen seda, et need vaktsiinid tehti hoopis ühe teistsuguse viiruse vastu. See, mismoodi nägi viirus rohkem kui 2 aastat tagasi ja see, nagu täna näeb Omikron välja, need on ikka väga erinevad viirused. Teadlased otsustasid mööda vaadata faktist, et koroonaviiruste vastu ei ole varasemalt õnnestunud luua ühtki nakkust ära hoidvat koroonavaktsiini. Natukene võib-olla selleks häirivaks oligi see, et seda võimalikku immuunsuse eest põgenemise efekti selle viiruse puhul ei seda riski või seda teadmist, et koroonaviirused ju suudavad endeemiliseks muutuda. Endeemiline tähendab seda, et seda ringleb ja püsivalt ringleb. Eks see on huvitav on võib-olla tagantjärgi analüüsida, et kuidas sellised ülimalt positiivsed ja entusiastlikud hinnangud said üldse tekkida. Lapsi koroonaviirus ei ohustanud, mis eesmärki täitis 100 miljonite laste koroona vastu vaktsineerimine. See risk on vanusepõhine, see risk kukub sinna eakate gruppi ja üldelanikkonnas, eriti just laste hulgas, need riskid on tegelikult üsna väiksed. Ja iga järgnev tegelikult sündmus kinnitas seda, mis me saime juba Hiinast, et siin kindlasti ei saa väita, et me hiljem saime teada, et kuidas need riskid kujunevad. Millegipärast see vaktsineerimise kampaania nagu Eestis hajus kogu elanikkonnale, et prooviks nagu iga viimase inimese ära vaktsineerida. Võib-olla seal oligi jällegi see vildakas arusaamine, et niipidi saaks nagu karjaimmuunsuse tekitada, mis oli nagu, oligi juba sellel hetkel vildakas, kui see idee tuli. Proovida ära vaktsineerida igat last koroonaviirusnakkuse vastu. Räägitakse juba ka 4. ja 5. doosist. Kas tõhustusdoosidega on võimalik üle pingutada?
Peame arvestama, et paljud inimesed on 2-aastase pandeemia jooksul haiguse mitu korda läbi põdenud ja saanud lisaks 3 vaktsiinisüsti. Näiteks Euroopa Ravimiameti tippjuht hoiatab, et liiga tihe vaktsineerimine võib kaasa tuua immuunväsimuse. Making clear that we cannot really continuously give a booster dose every 3-4 months. Of course, when it comes to the vulnerable and if you mean with that immunocompromised, that would be a bit of a different story. Näiteks iga 3 kuu tagant teha tõhustusdoos ei ole mõtet, sellepärast et sa tekitad organismis sellise olukorra, et su immuunrakud väsivad ära sellele antigeenile vastamaks ja kui sa sellise olukorra tekitad, siis lihtsalt sa enam ei vasta sellele haigustekitajale sama tugevalt, kui sa näiteks vaktsineeriksid ennast aastas korra. Vaktsineerimisega tasub oodata, kui antikehade tase on kõrge. Tavaliselt antikehade tase hakkab langema 3 kuud peale antigeeniga kokkupuutumist ja sellisel juhul on see ohutum. Sirjel tabas vaktsiinisüst veresoont. Vaktsiini otse verre sattumist tuleks igal juhul vältida. Peale teist vaktsiinisüsti tuli mul süstekohast välja väike vereniren, umbes 5 sentimeetrit. Aga kuna ma olen immunoloog, siis ma tean ka seda, et kui see vaktsiin satub veresoonde, siis võib olla suurem võimalus, et need kahjustused tekivad. Veri käib meil väga kiiresti ringi, ta võib jõuda ka selliste rakkudeni, kus ei ole soovitav selle S-valgu ekspressioon, et selle tõttu ikkagi tuleks meditsiinitöötajad peaksid olema valvsad ja kindlasti nad peaksid aspireerima, kui nad teevad vaktsiine. Vaktsineerima minnes võib paluda meedikul aspireerida. Aspireerimisel veendutakse, et süstal ei ole sattunud veresoonde. Mis saab sügisel? Kas kogu elanikkonna vaktsineerimine põhjustab aastas 200 rasket tervisekahjustust või on kannatanuid siiski rohkem? Kas see on loomulik kadu või on need kahjud liiga suured? Üks minu sõpradest ütles mulle, et vaktsineerimiskahjustus, et peaasi, ikka suur mass saab vaktsineeritud, et sina oled see loomulik kadu, et lihtsalt peadki ennast ohverdama. Kellele ikkagi soovitada sügisel koroona vastu vaktsineerimist? Kas sügisese vaktsiinikampaania korral arvestatakse ka võimalusega, et vaktsineerimine toob kaasa ka harva esinevaid raskeid kõrvaltoimeid? Ehk on mõistlik vaktsineerida ennekõike neil, kes on haiguse poolt päriselt ohustatud ja kelle vaktsiinist saadav kasu ületab võimalikud teadaolevad ja veel seni teadmata riskid. See on kuldne lause, et kui kasud on suuremad kui kahjud, see kahju pole mingi abstraktne kahju, vaid need on päris inimesed, kes selle kahju peavad kannatama. Arvestades asjaolu, et koroonavaktsiin võib põhjustada ka raskeid kõrvaltoimeid, peaks vaktsineerimine olema igal juhul vabatahtlik.